õigete naeltega on kase talla löödud. Aga nüüd sa näed, missugune see tõeline viimane nael, kes täna lüüakse maad. Millega ta püsti. Aitan üles. Oot. Nagu ka Kalev. No nii, oleme kõik selleks asjaks valmis. Kus on linnapea? Ja et nüüd edasi asjaga minna, ütlen, austatud linnapea, mees, kes tahab sinu territooriumile asuda, on A. Vägetäis, B. Apoliitiline, C. Taudivaba. Kui sul on hea viljasaak talle pärjana kaela panna, on asi vaba ja tehke see teoks. No nii, tere tulemast siis ja ennem kui ikka kündma saab hakata, peab see veoloom süüa saama. Ja meil on siis veolooma jaoks ka midagi olemas. Siin on üks kaarakott. Kaarakott ja täitsa ehtne hea põline hobuse söök ja läheks paneks selle kõigepealt hobusele kaela. Ära nüüd silmi kinni pane, ta ei tea vagu pärast. Tegelikult on niimoodi, et ega vana Mõhu maakond ja siin on põlvest põlve vilja kasvatatud ja põldu haritud ja selle mõttega, et ikka elu edasi läheks. Ja olgu siis sinu teed ja toimetamised ka siin tõsiselt. Jõudu sulle! Selle puhul paneme siis ühe... Kus aplaus on? No Ants, tule ka üles ise. Vaata nüüd ma räägin siit. Head sõbrad, Põltsamaal on tehtud ennegi päris huvitavaid tempe. Meenutagem hiljaaegu meie hulgast ära läinud Kraost Kuurmet. Kui see sama kirikutorm, mis siit üle metsa vaatab, oli olematu, tehti korjandus ja pandi kirikutorn püsti. Sai see teoks rahva tahtega, sai. Kalevipoeg on tegelikult annetuste põhine ja temal on üks huvitav jälg ja jätk, kui me ta üles paneme. Talle tuleb vagu järele ja vao peale tuleb esimene kivi pühendumaks Huupelile. Järgmine aasta on Huupeli 270, aga too mees siin 40 aasta jooksul pani aluse kodu uurimise loole. Kui seda poleks olnud, ei oleks olnud ka meil materjali eepos Kalevipoeg. Tema on Kalevipoja hingeline ristiisa. Ja nüüd on Kalevipoeg Põltsamaal ja need, kes jorisevad, et niisugust lugu ja kuju pole linnale vaja, ärge neid uskuge. Mis on Põltsamaa põhimotiiv? Juurtega minevikus ja pilguga tulevikus. See on sealt, aga vaadake, kuhu ta vaatab, tulevikku. Linnapea, kus oled? Siin olen. Abilinnapea on seal, pidagem neid sõnu meeles ja see peaks olema see. See on tõeline lugu. Ja olgem järgmine laupäev kohal ja tulge tänagi pöialt hoidma, et tema saaks oma alusele, oma vaole igavikuliselt püsti. Ja vaadake, kui tüüpiline on tal Eesti mehe suu. Mitte palju plärama nagu mina, vaid mõtlema. Võtkem seda eeskujuks. Aitäh teile! Et sa selle inimestes selle innustuse ikka nii hästi paika said, et nad toetasid seda kuju valmimist ja minu jaoks, mis võib veel õnnelikum olla, kui oma kuju nagu suurena näha. Aitüma meeskonnale, aitäh Vellole ja kõigile, kes te seda kuju toetanud olete, nii et see on hea tunne, sihukest midagi nagu ära teha.
sulle ka sõna lõpuks. Hea Ants, hea Põltsamaa rahvas. Eesti rahvas on oodanud Kalevipoja tulekut tagasi väga palju aastaid. Kui me loeme Kalevipoega ja võtame lahti kõige viimase lehekülje, siis seal on umbes sellised värsisõnad. Ükskord tuleb aega, kui kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama. Teate, mis asi on see piir kahe otsaga? See on õõglamp. Vaadake oma lakke ja vaadake pirni. Seal on 2 piirgu, mille vahepeal elendab. See on täitunud juba meil üle 100 aastat. Küll siis Kalev jõuab koju oma lastel õnne tooma. Kas Kalev on jõudnud koju? Minu arvates tänaseks 200 aastat tagasi jõudis Kalev Eestisse tagasi kommivabriku nii. Sest mis oleks enamat kui komm, mis lastele rõõmu teeb. Aga täna on jõudnud Jõgevamaale, kus sajandeid tagasi Kotka seljas Kassinurme mägede peale tuli vana Kalev. Ta rajas siia Eesti esimese linnuse ja Linda, kelle ta kosis Tallinna külje alt, sünnitas 3 väga tugevat ja tõelist mehemüra. Silma järgi iluks. Muidu saate praegu keelatada, kui ma panen täitsa jälle panen seda kallus. Ei ole vaja. Sobib täiesti. Täiesti. Ma lasin täitsa lõdvaks. Lase lõdvaks. Lase alla. 1, 2, 3, peaaegu 4. Sul on liiga lühikest sammud. 2 ja pool oli. 2 ja pool. Ei sobi tegelikult. Austatud Vabariigi president, lugupeetud proua Ingrid Rüütel, lugupeetud ministrid, ekstsellentsid, kõik head inimesed, kes te täna sellel imelisel päikeselisel 19. augustikuu päeval siin Põltsamaal olete nõuks võtnud teha ajalugu. Head kaasmaalased. 15 aastat tagasi katkestasid siinse Sõpruse pargi vaikuse mööduvad sõjamasinad. Nende sihiks oli Eesti pealinn ja sealt juhitava iseseisvusvõitluse lämmatamine. Soomukid jõudsidki Tallinna, kuid vabanemisprotsess jäi õnneks siiski pöördumatuks. Nüüd on siinsamas pargis raiutud graniiti nende 69 rahvasaadiku nimed, kelle otsusega sai Eestist taas iseseisev riik. Homme tähistame me oma ajaloo suurpäeva. Meenutame seejuures tänutundega neid, kes on aidanud Eesti riiki luua, taastada ja edendada. Ent samuti mõtleme väärtustele ja sümbolitele, kust oleme ammutanud oma vaimset jõudu. Üheks selliseks sümboliks on Soome-Eesti ühisest muinaspärimusest tuntud Kalevipoeg.
kes on olnud ja küllap ka jääb tulevikus Eesti rahva iseseisvuspüüde kehastajaks. Paluda siia ja anda sõna härra Ants Pajule, pargi rajajale. Austatud Eesti Vabariigi president, proua Ingrid Rüütel, teie ekstsellentsid, austatud ministrid, Riigikogu liikmed, kallid kohalolijad. Öelge palun siin kohalolijad, kes teist ei oleks unistanud. Öelge palun siin kohalolijad, kes ei ole lugenud Tammsaare sõnu selle kohta, et me liialt arglikult unistame nii värvis sõnas kui teos. Mida sosistasid meile isad, kui me olime väiksed kõrva? Ühe oma unistuse. Kas meie põlvkonnal oli oma isadele võimalus kätte näidata, et me teostasime nende unistused? Kahjuks ei. Meie teed läksid noorest peast lahku. Nendel isadel, kes olid kündjad, nad olid vihatud totalitaarse režiimi poolt, sest kündja oli vaba läbi armastuse maa vastu. Au ja kiitus talle veel kord ka minu poolt. Idee on selles, et üks kuju võib olla väike, aga ideelt suur ja ideelt suureks ja selliseks võimsaks aitas selle skulptuuri tõesti Ants Paju ja au ja kiitus talle veel kord. Hästi kõma. Tiga hobune. See on jah, siuke vahva siin. Ma ei arvanudki, et siia hobuse selle jala peale saab nii hästi tead tütarlapsidest. Woo!